Tere, mina Tanel Riivits. Täna võtan teemaks internetis levivad laenupettused, seda täpsemalt siis Facebookis ja ka e-mailitsi tulevad spämmid, millega ma usun on igaüks kokku puutunud. See teema seisneb lühidalt siis selles, et meil on väga palju inimesi, kes pidevalt otsivad laenu, soovivad oma võlgasid sellega tasuda, osta kodu, kellel mis põhjus. Ja olukord on siis seda nende inimeste jaoks, et kodumaistest kas pankadest või muudest laenuettevõtetest neil ei ole õnnestunud laenu saada. Seda siis põhjusel, kas pole nende tulud piisavad või neil on muid laenusid juba liiga palju või neil on võlad. Aga vaatamata sellele inimeste elu vajab elamist ja nad ikkagi otsivad laenusid siis igast võimalikust kohast. See on siis see olukord, mida need petised ongi hakanud osavasti ära kasutama teadmisega, et endiselt väga palju inimesi pidevalt otsivad laenu siis põhjusel või teisel. Olen läbi 2 aasta nende teemadega ka ise kokku puutunud, alles neid asju arvukalt Facebookis näinud ja minu poole on pöördunud ka mitmed ohvrid ootusega, et kas seda raha on võimalik tagasi saada. Ja olen mitmel puhul ka ise puhtalt kogemuse ja kui mitte nalja pärast kaasa mänginud, et aru saamaks, kuidas need skeemid täpsemalt toimuvad. Aga sellest kõigest nüüd täpsemalt räägimegi. Facebookis on väga palju selliseid lihtsal kujul loodud lehti, mis siis väidavad olevat ennast laenuandjad. Ja neid kõiki ühendab sellised, eksisteerivad asjaolud, et neil on pildid on tavaliselt sellised, ilusad, usutavust tekitavad, kus siis inimesed näiteks laudade ümber arutavad, mingid koosolekute pildid, on lepingute sõlmimises pildid, mitmel puhul on sellised sularaha lehvitamise pildid, ilusad kõnekad laused, et laen 48 tunni jooksul ja laenude finantseerimine või laenudega abistamine kuni selleni välja, et isegi sotsiaalabi. Aga tõsi, kõiki selliseid lehti ühendab selline, kuidas ma ütlen, mitte tavaline eesti keel, et selline üpris konarlik ja kindlasti see on näha, et see on selline Google Translate itud eesti keel, et päris selliselt ikkagi meie tavalisi selliseid õigeid laenuandjaid ei näe, et nad reklaamiks ennast. Edasi, mis veel, et selliste kodulehtede juures tavaliselt puuduvad sellised täpsed andmed, et kes on siis laenuandja. Näiteks ei ole ettevõtte nime välja toodud ega ettevõtte registrikoodi, on toodud tõsi välja küll mingisugune välismaine telefoninumber või viide siis WhatsAppi kontole. Kõiki neid ühendab kindlasti ka selline faktor nagu, et eranditult alati on kontaktaadressiks märgitud üks Gmaili aadress. Ja ei ole näiteks ka välja toodud, mis on ausate laenuandjate kodulehtedel välja toodud intressimäärad või intressivahemikud, ei ole välja toodud selliseid tüüptingimusi, millistel tingimustel seda laenu siis väljastatakse. Et leht on, oma struktuurilt on selline äärmiselt lihtne ja mõnel juhul esineb ka selline asi, et need on mitmes keeles nagu reklaamitakse ja püütakse jätta muljet, et tegemist on sellise rahvusvahelise ettevõttega. Aga väike pisiasi, mis ettevõtte, kus ta täpselt asub, selle kohta mingisuguseid andmeid nagu ei esitata. Pettus seisneb peamiselt üksnes selles, et meelitatakse inimest tasuma ettemaksu sellel põhjendusel, et siis ta saab kindlasti laenu. Ja ma seletan nüüd lahti, kuidas selle siis käib nagu alguses peale. Kõigepealt, kui inimene võtab ühendust selle sama Facebooki lehe kaudu, kirjutab tema või uurib laenu saamise kohta, palutakse tal kohe kirjutada mingisugusele Gmaili aadressile oma täpsem laenusoov ja nimi ja äkki ka mingisugused isikuandmed, aga neid tõsi liiga palju nagu ei küsita, ütleme nii. Ja mis kõige olulisem, et mis on täiesti ebaloogiline, ütlen mina, et ei küsita mitte mingisuguseid andmeid inimese maksevõime kohta. Ega ka selle kohta, palju tal on muid laenusid, kas tal on võlgnevusi või midagi taolist. Mõndadel juhtudel tean, on palutud ka inimese ID-kaardist või passist pilti, aga see kõik on selline fassaad, et siis luua sellist usaldusväärsust ja tekitada mulje ja arusaam, et inimesele seda laenu antakse. Nii, kui inimene on siis oma andmed ära saatnud, siis üpris kiiresti tuleb talle teade, teinekord ka mõne tunni jooksul, et meil on suurepärane uudis, sinu laenu taotlus on heaks kiidetud ja kindlasti sa selle laenu saad.
ja mõelgem nüüd siis seda momenti, et see inimese, ütleme, rõõm ja emotsioon, et kui ta pidevalt varem on saanud eitavaid vastuseid igalt poolt, temale laenu ei anta, siis tal on nüüd tekkinud lootus ja ootus, et lõpuks ometi ta saab oma laenu ja ta saab oma mingisugused mured lahendatud. Siis edasi palutakse kanda väike raha, tavaliselt siis ütleme niimoodi suurusjärk 200–300 eurot, harvadel juhtudel rohkem, palutakse see kanda eraisiku kontole kuhugile välismaale ja väga eksootilisse riiki väljaspool Euroopat. Tavaliselt kas see on siis Nigeeria või Benin või muud sellised eksootilised piirkonnad, aga tõsi, olen ka näinud juhtumeid, kus see palutakse näiteks Saksamaa panka kanda. Ühesõnaga, kui see ohver siis peab usutavaks seda, mida talle ette söödetakse ja ilustatakse, teebki ta selle väikse laenutasu ettemakse kuhugile eksootilisse riiki ära, jäädes siis ootama, et kohe-kohe kantakse talle laen välja. Aga mida talle välja ei maksta, on see sama oodatud laen. Kusjuures tean ka mitut juhtumit, kus võetakse uuesti ühendust, tere, jah, aitäh, et teie tasu saabus ja kõik, aga meil oli siin riigipüha või mingi muu selline fantastiline põhjendus tuuakse vahele, mis tõttu see laenuraha ülekandmine viibib. Aga et kui te teeksite veel väikse kande seal mõnisada eurot või 50 eurot, et siis me paneme kohe kiirmaksena selle raha teile teele. Sõltuvalt inimestest ja olukordadest tean juhtumeid, kus ka 3 korda on inimene kandnud raha samale kontole Nigeeriasse, aga jäänud siis nii-öelda pika ninaga. Ja põhimõtteliselt lühidalt öelduna sellesse pettus seisnebki, et küsitakse inimeselt ette maksu, mida nimetatakse seal erinevate selliste maskeerivate nimedega nagu laenutasu või laenukindlustuse tasu või rahvusvahelise ettemaksutasu, midagi taolist. Aga ütleme, inimesed, kes ei ole nagu elus väga palju kokku puutunud lepingutega ja krediitidega ja järelmaksuga, ega neid inimesi on lihtne tõesti lollitada selliste kõlavate ilusate ütleme terminitega. Ja see jutt jällegi, toonitan, toimub sellises Google Translate'itud eesti keeles, et selle koha pealt ma ei väsi nagu imestamast, et kuidas see inimestel tekitab usaldust. Rääkides ka nüüd ütleme dokumentidest, mis siis seal vahepeal vastastikku liiguvad, olen näinud sellist hästi primitiivset laenulepingut, mis on näha, et see on vist, ma ei tea, kas Windows Paintiga või mingi sellise äärmiselt lihtsakoelise programmiga vormistatud ja on palutud, et siis kinnitusi, kas see on kõik õige ja ühel juhul olen näinud ka, ta oli vist kas Nigeeria keegi advokaat või väidetavalt notar, et tema on volitatud seda laenuküsimust ajama ja et kõik on nagu õige ja usaldusväärne. Et ühesõnaga, mis tahes dokumente seal saadetakse või tehakse, nende ainuke eesmärk on ikkagi ohvrile tekitada usutavust ja usaldusväärsust, et ta ikkagi kiiremini avaks oma rahakoti rauad. Ma selgitan siia juurde ka, kuidas siis ütleme ausad laenuandjad tegutsevad seal võimalike lepingutasude ja asjade tähenduses. Mis on nagu päris kindel ja nagu Aamen kirikus öeldakse, on see, et ükski ausalt tegutsev laenuandja ei küsi teilt kunagi ette maksu. See on nagu äärmiselt ebaloogiline tingimus. Kui isegi räägitakse lepingutasudest, lepingutasu, see on täiesti nagu õige asi, siis ka lepingutasu võetakse alles pärast laenulepingu sõlmimist makstava laenusummalt maha. Näide, küsite 10 000 eurot laenu, öeldakse, et lepingu sõlmimise tasu on 150 eurot, mis tähendab, et välja makstakse teile siis 9850 eurot. Mitte ei küsita, et ole hea sõber, et maksa see laenulepingu tasu ette, et seejärel me maksame laenu välja. Ei, see on äärmiselt ebatavaline ja mina ütlen julgelt, et Euroopas sellist praktikat nagu ei eksisteeri. Alustan võib-olla tegelikult sellest otsast, mida teha ei saa. Päris kindel on see, et Eesti politsei teid selles asjas ei aita. Sest ütlen, et see petuskeem on sellest otsast nagu üpris läbi mõeldud, et tegemist on väikeste summadega, mida kantakse välismaale, ehk et seda petust ja skeemi juhitakse kusagilt välismaalt ja suure tõenäosusega väljaspoolt Euroopa Liitu asetsevatest riikidest, mis tõttu Eesti politsei ei saa sellesse asjasse sekkuda ega teid aidata raha tagasi toomisel. Et ütleme õigusteoreetiliselt, kui teil on üleüldse võimalik tuvastada, kus riigis seda pettust juhiti, siis on teil võimalik pöörduda selle riigi politseisse, aga arvestades, et neid pettusid teostatakse suure tõenäosusega kusagilt Afrika riikidest, kus on üldisne korrumpeerumuse tase üpris kõrge, siis väga suure tõenäosusega te seda raha ikkagi kätte ei saa moel ega teisel, isegi kui te sihtriigi tuvastate ja tuvastate tegeliku isiku, kellele te raha saatsite, kellega teil see suhtlus toimis, siis ma ei pea eriti tõenäoliseks, et seda raha on võimalik kätte saada. Aga mida on võimalik teha?
kui me näeme kõiki neid erinevaid Facebooki reklaame ja asju, et need kiirlaenud ja seesama konarlik tekst Google Translate itud, et mida mina ka ise teen aastaid, on see, et teatage sellest reklaamist. Et vajutage see report nupp ja teatage, et see on eksitav või rämp sisu. Teine asi, nendel kõik valdaval enamustel nendel kodulehtedel, kui te avate need Facebookis, on olemas selline sektsioon nagu arvustused või inglise keeles ka review, siis sinna pange julgelt kohe, et see on petuleht. Ja kui te veel kirjutate seda mitmes keeles, seda suurem tõenäosus on, et ka erinevate riikide kodanikud saavad aru, et sellise seltskonnaga ei tasu suhelda, nendega ei tasu mingeid suhteid luua ja ammugi ei tasu nendele raha saata. Et peamine on jällegi see, et mida rohkem selline info leviks, et tegemist on pettusega, seda väiksem tõenäosus on, et see ohvrite ring nagu suureneb. Et mina loodan küll, et kui selle video tegemise ja avaldamisega ja loodetavasti vaatajate poolt ka jagamisega me hoiame üheskoos ära kas või ühe uue ohvri, kes raha saadab välismaale, siis on selle video tegemise aeg ja vaev läinud asja ette. Ma tänan kuulamast ja kohtume järgmises videos.